kommunismi ja ateismi aeg on siiski mõjunud Nõukogude Liidu kodanikele üsna erinevalt. Eestlaste kohta me võime ütelda, et nad on küll väga uskmatud. Venelaste kohta, täna venelased on kõik väga usklikud. Ilmselt usu ja uskmatuse juured on kaugemal kui kommunismi ja ateismi aeg. Mõned asjad siiski olid üsna tüüpilised kommunismi ajal. Usulised teadmised on meil üldiselt nulli lähedased. Kui mõnikord on viktoriiniski, küsitakse midagi telekas, mõni küsimus tuleb usku puudutab, siis see on kindel, et seda ei tea. Teine asi, mis ateismil oli omane, oli usu väljanaerimine. Olin kristlikus kodus ja kui ülikoolis tuli ateismi õppida, siis mind see tõsiselt huvitas, mida on ateismil ütelda Jeesuse vastu ja Kristuse vastu. Tuli välja, et ei mitte ühtegi argumenti ei ole. Aga otsiti vastuolusid piiblist. Esimesel päeval loodi valgus ja alles 4. päeval päike. Kuidas on võimalik? Tietenkin ristiretked, inkvisitio. Suure kõhuga pastorid, kes noori tüdrukud taga ajavad ja raha taskusse topivad. Tähtis ei on, mis on õige või vale, vaid tähtis on see, et inimestel tuleb üks negatiivne tunne usu suhtes. Nendel on ka raske, et nad igal juhul ei läheks kirikus abi otsima. Üks punkt veel. Üsnagi palju oli selliseid ameteid, kus inimene pidi olema partei liige ja ta pidi siis maailmavaatud olema kateis. Need ameteid oli üsnagi palju nõukogude ajal, kus pidi olema kommunistliku partei liige. Inimesel oli siiski endal selline kahestumine raske, sisemiselt uskuda ja väliselt näida uskmatuna, siis väga paljud siiski põhjendasid endale ära, tegid sellise otsuse, et ei olegi Jumalat olemas. Kes on teinud sellise teatud mõttes teadliku otsuse, kerge praegu tagasi teha otsust, et ma siiski tegin halvasti. Ja nendel on üsnagi raske praegu usu juurde tulla. Nüüd, kui me teeme seal kuulutustööd, siis esimene küsimus on see, et meil peaks olema kuulajad, kellele me seda kuulutustööd teeme. See on ikkagi see usklik hulgakene, kes kokku tuleb. Meie jaoks kiriklikud talitused. Suhteliselt palju inimesi veel tellivad kirikliku matuse. Mina sel aastal üks veerand on olnud minu koguduse liikmed. Aga ilmselt meie kirik oli ka suhteliselt nõrk, kohtamaks seda võimalust, mis tol korral avanes. Kohalikud papid ei jõudnud isegi kiriku raamatusse kõiki ristitud ja leeritud kirja panna, nendest pooled jäid kirja panemata. Õpetamisest ei olnud midagi välja. Ja õpetust said üsna vähesed. Ja minul on praegu üsnagi palju neid, kes tulevad leeri. Mina võtan kirikuraamatu varja ja vaatan, et sa oled aastal 1990 juba leeris käinud. Ta ütles, et tõsi, jah, ma vist olin üheks vaderiks kutsutud küll, et midagi õpetaja tegi, aga ma ei tea ka, mis ta tegi. Aga muidugi teine pool oli see, et see oli väga vaimne aeg, see Eesti vabanemise aeg. Ja siis hakkas võitlus rikkaks saamise eest. Ja siis huvi ja tähelepanu läks hoopis mujal. Need presidendid on seda isiklikes vestlustes ütlevad, et nad on usklikud, aga üheski oma kõnes ei ole nad eriti Jumala nime suhu võtnud. Ja Presidenttimme ovat käyneet, kun on ollut tämmöinen isompi Jumalan palvelus, he ovat käyneet julkisesti ehtoollisella, eivätkä ole sillä tavalla ikään kuin kieltäneet uskoa. Televisio. Niin televisio Jumalan palveluksessa muun muassa. Kaikki näkevät, että presidentti käytännön ehtoollisella. Mä haluaisin kysyä tästä teologian yliopiston ympärillä, että miten yliopistossa, onko siellä uskovia opettajia esillä vai onko siellä myöskin nämä viirus? Mikä tilanne? Meie usuteadusinstituudis on küll
Uskontotieteen instituutissa on kyllä. Tartu Ülikoolis õppis Joona, niin vasta sinä. Mutta minä itse opiskelin Tarton yliopistossa teologiaa ja minä vastaan sillä tavalla, että no, mielestäni on puolet ja puolet suurin piirtein. Meillä on uskovaisia professoreita ja opettajia ja sitten on myöskin niitä, jotka eivät ole hirveän uskovaisia. Ja kyllä se heidän persoonastaan tulee esille. No, täpset statistiikat ei tea, aga uskmatu matusega keskelt läbi tuleb üks koguduse liige juurde. Et neil on kasulikum mitteusklikke matta kui usklikke matta.